3-4. Tere hommikust. Tšau. Pigem lõunast. Täna on selline plaan, et läheme idasse. Jälle Peipsi äärde. Ei, Peipsi äärde vist ei lähe täna. Vaatame, kuidas päev kulgeb, aga plaan on praegu minna avastama administratiivhooneid ja äkki mingid laboratooriumi. Vaatame, mis värk on üldse. Tundub, et osad kaardi pealt vaadates osad majad on nagu tegevuses hetkel tänapäevased, aga üks osa on täiesti maha jäetud, et lähme vaatame, mis seal on ja näitame teile ka. Äkki jääb veel midagi huvitavat kaadrisse, siis näitame seda ka. Nii on. Hakkame siis sõitma. Hakkame sõitma, jah. So tired to get out of bed. You put your heart on a letter to chase it away. Got sun and it's all because of you. Hey, was gonna give you more time forever. Know what they say, only time will tell. You know what they say. Jõudsime kohale siia, kuhu me tahtsime kohale jõuda. Nüüd läheme exploorime natukene. Selline väike kraav on ees. Peab natukene ringiga minema. Linnuke laulab, tuuleke puhub. Seda ei taha küll mitte keegi kuulata. Ei taha või? See on nagu mõttetu. PG-13 kanali jutt nagu. Ega seda välja ei lõika? Ei, ometi mitte. Ei, no las ta olla. Juures seal väike parandus, ilmselt omedus olid samasugused sarnased need mahutid ja vaata see soojustus oli ümber, ma seal ajasin mingit jama, et see või sooja vee jaoks tõenäoliselt on mingi raske kütteõli ikkagi masuuti nendes hoitud kattamaja jaoks, et nad talvel see õli läheb muidu nii paksuks. See on nagu plastiliin siis, et seda ei saa, see ei voola torudest, sellepärast on see soojustus ilmselt seal ümber. Katt. Läheme edasi, katt. Huvitav koht. On päris suure tooned on üldse maha ja punkter puudub. Ma arvan, et see on midagi kanalisatsiooniga seotud. Päris kindel ei ole, aga tundub selline. Kindel kanalisatsioonimees ei ole. Ja sealt isegi millist ette. Need punased puud. Nüüd läheme siis administratiivhoonetesse. Muidugi läheme koju. Siin istus mingi garderoobitädi, võttis sinu kurtka endale ja pani nagisse.
ja siis läksid edasi, annab sellest, kas sa olid direktor või sa olid mingisugune tavaline tegelane. Lähme trepist üles, vaatame kabinette ka. Jah, ühes kabinetis oli kusjuures sektsioon mööbel veel sees. Ma mõtlesin, et ühes kabinetis oli üks inimene tööl veel. Sellest ajast tean. Täna töö päev läbi juba. Ma ei mäleta, mis korrusel see oli. Täna nädalavahetus ka. See äkki oli vist viimane korrus, kus oli see. No viimasel korrusel ikka mingid direktorid ja tuhkemad kabinetid, parem vaade. Siin on, ma arvan, mingi suur lamp olnud. Siin on üldse väga suur lamp. Pärast näitan seal tagapool on selline huvitav asi. Et ma mõtlesin, miks siin nii palju klaasi põrandal maas on. Aga siis leidsin selle saladuse, lahenduse saladusele. Nüüd siin näete, minu selja taga ongi sektsioonkapp oma täies hiilguses. Vot selle. No vot. See on tõeline nõukogude pärand. Ja. Sektsioonkapid, sellise võib leida võib-olla heal juhul mõnest Lasnamäe korterist veel täna. Ma ennem ütlesin, et ma näitan teile ühte huvitavat asja, siis ma nüüd näitangi teile seda. Ma siin mõtlesin, et miks siin nii palju klaasi on põrandal. Siis saladus, lahendus saladusele peitub siin koridori otsas. Siin on sellised huvitavad kinnitused ja mis meil siin on? Hoppa! Siin on klaas ja terve ka veel. Ehk siis siin on olnud koridoris klaasist lagi, kus on lambid all olnud. Selles mõttes väga stiilne olnud. Ja üks klaas on terveks jäänud, ainult üks. Et ma ei tea, siin lammutajatel sai jõud otsa viimase klaasi juures, et enam ei jaksa. See kurat, küll siin on makulatuuri. Nagu te näete, siis uus meedia räägib meile seda, et Siemens tõi turule uue arvuti, millel on 1600 või isegi 2100 megabaidine kõvaketas. Vot nii, aasta oli siis 97. Pane garderoobi. Numbri saab vastu ka. No, sa pead küsima garderoobi tädi käest. Siin majas tule vaikset kohta, vist ei leia. Siin all on kelder, mis on vett ja jääd täis. Kohe näitan teile. Päris selline ilus värvide mäng. Nüüd lähme uurime natukene seda laboratooriumi plokki. Kuskilt siit peaks saama siia. Ei ole päris kindel, kust kohast. Vot. Kus oli luurid koidab see? Mind huvitab pigem see, kas me sealt maja otsast välja saame, et ma seal natukene uurisin Maameti kaardi pealt, et seal peaks veel mingi hoone olema. Lihtsalt teisele. Jah, siit iga natukese aja tagant läheb trepikoda ülesse. See hoone ei tundu väga huvitav olevat. See on mingi söök. Ma pakuks ka, et kohe vaatame, kas see mingi luuk on kuskil. Nõukogude luuk. Kus tädi andis lobi välja. Jaa. Aga... No see oli avatud söök või ilma luugi. Jaa, midagi. Või see luuk. Švedski stol või? Või siis jah. Aga
see on sööta kindlasti. Võib-olla tõesti. No jah, vaata, siin on tõenäoliselt olnud siis, jaa, see ongi see luugi osa vist. Et siin on, vaata, siin on see köögiventilatsioon. No põhimõtteliselt küll, siin oli ilmselt suur pliit. See oli nõukogude aega kubu on siis. Ja... Huvitav, kas siin piimamakaroni sopi retsepti on kuskil järgi? Ei tea, igasugust läga tõenäoliselt pakuti siin. Noh, samas jällegi mõned toidud olid nõukogude ajal päris head. Ikkagi on teine korrus ka siin. Vaatame. Päris võimas vent jälle. Paistab, et on siin olnud. Oho! Sovjet pissuaar. Tahaks mida ägedalt lektüüri leida. Et see on peldikuse lugemismaterjal sinna. Lugemisvara oli. Oo! Klaaspaneelidest sein. Sovjet sein. Selle objektiga on praegu kõik siis selleks episoodiks. Vaatame järgmiseid kohti.